Hei, taaskord on esmaspäev, meil on kohvipausi aeg ja mul on väga hea meel siia jätkuvalt esmaspäeviti tulla, vahel külalistega, vahel üksinda. Mina olen Õnnela Seinamets, toimetan assistendi kooliga, kus me siis koolitame alustavaid assistente ehk siis neid inimesi, kes soovivad natukene lisaraha teenida või siis hoopis karjääri suunda muuta ja asukoha vabalt teha seda ning paindlikult. Ja loomulikult ei unustume ka ettevõtjaid, sest ettevõtjad väga tihti ei saa aru, et neil on tegelikult abi vaja. Ja abi virtuaalse partneri kaudu on palju lähemal, kui ta unistada oskakski. Aga selleks oleme ka võtnud südameasjaks, et koputada väikeettevõtjate hinge peale, et palun vaadake oma tööprotsessid üle. Te ei pea kõiki asju ise tegema. Nii et see Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupis kohtuvad siis kaks poolt, on siis ettevõtjad, kes otsivad abilisi ning on need virtuaalteenust pakkuvad inimesed, kes siis pakuvad seda abi. Et olge aktiivsed siin grupis, iga kuu esimesel tööpäeval me siis loosime ka siin väikeseid auhindu välja 10 aktiivsema vahel, nii et toimetage usinalt. Aga tänane teema jõudis minuni taas kord läbi inimestega suhtlemise ja ma ei tea, kas ta on tore näha, aga ikkagi jätkuvalt on näha selles, et me ei märka iseenda tugevusi. Ehk siis natukene mõtisklen sellel teemal, et kuidas leida need enda tugevused ja võib-olla nendes ka mõne teenuse valmis vormida. Ja miks need tugevuste leidmised on keerulised? Väga lihtne, sest meie jaoks on need jumala tavalised. Ma tean enda käest, et ma ei vaata mingeid asju, mida ma teen sellise pilguga, et need on nii erilised. Et kõiki oskavad. Minu enda jaoks on tunne, et kõiki oskavad, see tuleb nii lihtsalt, see on nii elementaarne. Aga see tuleb ju kõik sellepärast niimoodi, et me oleme teinud neid asju nii kaua, et me ei märkagi seda enam. Et teistel võtab täpselt sama asi palju rohkem aega. Neil kulub palju rohkem energiat. Ja võib-olla, et neil ei ole ka piisavalt oskuseid, ehk siis kõik need samad asjad, et sul oskuseid ei ole ja sa võib-olla ei tahagi väga teha, siis võtabki meeletult sihukest ressurssi. Ja just nimelt sellepärast, et me teeme neid justkui igapäevaselt. Meil tulevad need asjad nii lihtsalt. Me ei märka neid, et need on meie tugevused. Pigem on see mõte selline, et mis siin siis nüüd erilist on. Vajutasin sinna, tegin seda, kirjutasin selle luulerea, kirjutasin need tekstid, sain need kujundused valmis. Mis see siis on? See on tšik-tšik-tšik ja valmis. Ja tegelikult see ei ole ju niimoodi. Et mõni inimene, kes oskab oma loomu poolest korda luua. Ta näeb kiiresti neid asju, kus on segadust. Ta märkab seda, kust mõned protsessid logisevad ja ta oskab ka pakkuda siis lahendusi, et kuidas midagi lihtsamaks teha. Mõni jälle oskab väga hästi suhelda. Ta teab, kuidas keerulises olukorras toimetada. Ta oskab rahulikuks jääda. Ta on väga hea kuulaja. Ja võib-olla ta oskab ka väga lihtsal viisil inimestele asju selgeks teha. On veel inimesi kindlasti, kes märkavad detaile, mida mõni ei märka. Ma olen 10 korda lugenud teksti, edaspidi, tagurpidi ja ma ei märka seda viga. Ja mul oli kolleeg, kes väga lihtsalt, väga kergelt vaatas teksti peale, kohe märkas viga. Ja ta oskas kohe tuua ka neid mingeid ebakõlasid lausetes kohe välja. No mina ei osanud, mina lugesin seda teksti ja lugesin ka kellegi teise teksti ja ma ei märganud seda. Et inimestel on väga palju erinevaid oskuseid. Ja kirjutamise poole pealt ka, et mõni mõtleb, et mis see kirjutamine siis on? No panen 2 rida paberile ja on valmis. No tegelikult see ei ole üldse nii lihtne. Juba see, et kuidas ma need õiged sõnad leian. Kuidas ma kirjutan niimoodi, et kõik aru saavad. No see ei ole tegelikult lihtne.
ja kui mõelda organiseerimise peale, siis mõni ei taha sellega üldse tegeleda. Palun tule keegi, palun organiseeri ära see sünnipäevapidu, see firma üritus, mis iganes, mina ei taha sellega tegeleda. Ja need on tegelikult väga erilised omadused just selle inimese jaoks, kes neid asju teeb. Ehk siis need tugevused ei pea olema erakordselt, ma ei pea olema tippooperi laulja, ma ei pea olema mega hea sportlane. Et vahel on näiteks võib-olla sinu tugevuseks hoopis see, et sinu peale saab kindel olla. Et sa pead kokkulepetest kinni, et sa märkad neid probleeme enne, kui need juba suureks paisuvad. Ja see, et sina säilitad seda rahu. Mismoodi me tavaliselt küsime endalt, kui me hakkame enda tugevusi kirja panema? Mõtle, mis võiks see küsimus olla? Milles ma olen eriline? On ju? Milles ma olen eriline? Rõhk sõnal eriline. Aga kui sa sedasi küsid endalt, siis ongi väga keeruline tegelikult enda tugevusi leida, sest me ju ei tunne ennast igapäevaselt erilisena. Me teeme oma tööd, lahendame neid probleeme, me kasutame neid oskuseid, mis meil on juba aastatega kogunenud ja mis seal siis erilist on? Täiesti tavapärane. Aga küsi võib-olla endalt näiteks, mida ma teen nii loomulikult, et ma ise seda ei pane enam tähelegi. Mulle meenub kohe selle küsimusega see, et kui on mingisugune tehniline asi, mingi keskkond, siis ka kohtus töötades ma olin ju sisekoolitaja ja kui minult abi paluti, siis ma läksin, näitasin need asjad ära kõik arvutis. Vajutad sinna, vajutad sinna, vajutad sinna, vajutad sinna, ongi valmis. Teise jaoks oli see niimoodi, et kuule, oota nüüd, palun võta nüüd tempot maha. Minu jaoks oli see nii loomulik, see tuli nii kiiresti. Me räägime nendest asjadest särasilmil, õhinapõhiselt, meile nagu meeldib nendest asjadest rääkida. Või siis teine küsimus, mis sind võib aidata, on see, et millega inimesed sinu poole kõige rohkem abi küsimisega tulevad. Mis asjad need on? Kus pöördutakse sinu poole, et ole nüüd hea, aita. Ehk siis vaata neid enda kogemusi. Ära vaata seda ametinimetust. Vaata päriselt tehtud töid, mida sa oled päriselt teinud. Sest see ametinimetus, mulle tundub, paneb nagu kuidagi kasti sisse meid, et me ei mõtle sealt kaugemale, aga me oleme tulnud erinevates eluetappidest läbi erinevatest olukordadest. Ehk siis meil on neid kogemusi kuhjaga. Kui sa oled töötanud näiteks klienditeeninduses, no siis on väga suur tõenäosus, et sa oled õppinud inimestega suhtlema, sa oled õppinud probleeme lahendama, sa oled keerulistes olukordades õppinud rahulikuks jääma. Kui sa oled teinud kontoritööd, oled olnud assistent, siis oled sa juba harjunud looma süsteeme, harjunud dokumente korrastama, kalendreid haldama, infot jagama ehk siis ka erinevaid tööprotsesse jälgima. Ning kui sa näiteks oled ka võib-olla olnud juhendaja, õpetanud kedagi, siis võib-olla ongi see sinu oskus see, et sa oskad keerulised asjad teha lihtsaks ja inimesi samm-sammult edasi aidata. Ja lapsevanemad, kes meist ei oleks väga hea planeerija, organiseerija. Me oleme sunnitud lahendama ootamatuid olukordi. Me samal ajal hoiame töös erinevaid asju. Need kõik on kogemused. Võtame näiteks täna vibe-koodimine, hästi populaarne teema, või AI, agendid, assistendid. Mõni inimene ei saa aru, millest te räägite, kaua te seda vaipa koote, eks ole. Aga teise jaoks on see nii ulmeliselt äge asi, ta õpib, ta areneb, ta katsetab, ta teeb neid asju ja tema jaoks tundub see lihtne. Ehk siis see võib olla see midagi, mida sa saad ka teistele pakkuda. Kolmas küsimus siia veel võib-olla, mis natukene aitab sul mõelda, ehk siis seda korraks võib-olla ka mainisin, et
seesama, mida sa teed nii loomulikult, et sa ei pane seda isegi tähele. aga just jah, seesama, et ehk siis seesama võrdub sellega, et mis on siis nagu nii lihtne sinu jaoks, aga teiste jaoks on jube tüütu ja keeruline. Ma siin korra mainisin seda ürituste organiseerimist. Leidke inimene, kes teeb ära, mina tulen lihtsalt kohale näiteks ja ongi kõik, eks ju. Sest seda on oluline nagu tähele panna, sest et nendest kohtadest võivad sündida tegelikult need teenused. Ja teenuse väärtus tekib siis, kui sina suudad lahendada kellegi teise probleemi. Ma olen varem ka rääkinud sellest, et ma võin ju rääkida, et ma olen kohusetundlik, ma olen hea organiseerija, ma olen täpne, mis iganes need isikuomadused kõik on. Need on toredad omadused, aga teenusena ei ütle need väga palju. Teenuseks muutub see siis, kui sa aitad ettevõtjal korrastada näiteks tööprotsesse, luua süsteeme või panna need projektid paremini toimima. Kui sa oled märkinud, et sinu omadus on hea organiseerija olla. Sama on ka kirjutamisega, ma kirjutan hästi. No see tegelikult ei ole ju veel teenus, aga teenuseks muutub ta siis, kui sa näiteks kirjeldadki, et ma kirjutan kodulehe tekste, ma kirjutan uudiskirju, sotsiaalmeedia postitusi ja nii edasi ja nii edasi. Siis tekib nendele konkreetne väärtus. Ka tehnilised oskused, et ma olen tehnilistes asjades väga tugev. Iseenesest see ju ei näita mitte midagi. Kas sa seadistad tööriistu, korrastad digifaile või sa lood vorme? Või sa õpetad hoopiski teisi inimesi programme kasutada. Mida konkreetsemalt sa oskad oma oskust kirjeldada, seda lihtsam on teistel aru saada, kuidas sa neid aidata saad. Ehk siis näiteks, kui sa kirjeldad, et sa oled kohusetundlik, siis võiks olla seal see täiendus, et kohusetundlikkus tähendab sinu jaoks seda, et tähtajad saavad järgitud. Kui sa oled täpne, siis kõik vead saavad enne avaldamist üles leitud. Kui sul on kiire õppimisvõime, no kes ei ole näinud neid lauseid CV-des, kes pole ise kasutanud neid, mina olen ka kasutanud, siis see tähendab ju tegelikult seda, et sa õpid kiiresti uusi tööriistu kasutama. Ja hea suhtlemise oskus tähendab tegelikult ju ainult seda, et sinu kliendid saavad vastused ja kõik see suhtlemine sujub. Ja kui sul nüüd need omadused ongi tugevusteks muudetud, siis sealt sa saad hakata seda teenust looma. Sa lahendad kellegi probleemi, siis tekibki väärtus. See on niisugune päris hea harjutus, praktiline eneseanalüüs, mis tegelikult ei ole ju see, et sa peaks midagi erakordselt leidma sealt, vaid sa peaksid aru saama, milline sa täna oled, milles sa oled täna hea ja kuidas sa võiksid teisele kasulik olla. Ehk siis võta paber, pane kirja, vasta järgmistele küsimustele. Mida inimesed minult kus minult kõige rohkem abi küsitakse? Milles minult kõige rohkem abi küsitakse? Millistes olukordades pöördutakse minu poole? Mida ma teen kiiresti ja loomulikult? Milliseid ülesandeid olen aastate jooksul korduvalt teinud? Mida ma oskan lihtsamaks, selgemaks teha või kus ma suudan asju paremini toimimaks muuta? Kui sa nendele küsimustele nüüd vastad, siis vaata neid sellise pilguga, et need ei ole sinu isikuomadused lihtsalt, vaid need ongi võimalused, kuidas teisi aidata. Sest ei tasu mõelda, et teenus peab algama mingist hüüber-mega suurest ideest. Tegelikult algab see juba sellest oskusest, mis sul juba on olemas, kuid sina ise oled pidanud seda liiga tavaliseks, et sellele lihtsalt tähelepanu pöörata. Ehk siis, mida ma juba oskan, aga ma ise nii tavaliseks pean, et ei märkagi enam selle väärtust. Ma loodan, et siit tänasest kohvipausist sai alguse või saab alguse nii mõnigi idee, väike teenus, natukene enesesse vaatamine ja mõtlemine ikkagi selle peale, et ma ikka olen päris äge. Mul on ikka nii palju oskuseid ja omadusi, et oleks ammu aeg tegelikult maha matta see enda madaldamine, et mul ei ole midagi. Meis kõigis on midagi. Mõnusat esmaspäeva, mõnusat eneseanalüüsi ja ägedaid tegusid teile. Tšau!